Siin ongi pilt, kuidas juba kolleeg istub mehel taga seal. Üks asi võib-olla, mis on huvitav, Hiina, Peking suure linnana, Hiina suure riigina, seal on kohutav keskkonnaprobleem, keskkonnasaastus. Ja valitsus on päris karmilt ette võtnud, näiteks siin kõik need mopeedid siin töötavad elektrijõul. Pekingi kesklinnast on ära võetud kõik, Pekingi kesklinnas on ära keelatud kõik bensiinimootoriga sõidukid ja tohivad sõita ainult siis, mopeedid, mootorrattad sellised, tohivad sõita ainult akude peal, ühe laadimisega 670 kilomeetrit, maksab 2500-3000 krooni, nii et see on suhteliselt kättesaadav inimestele. Ainult siis veokid mingid tohivad sõita bensiinimootoritega. Ja ka diiselautod on keelatud, sõiduautosid, ühtegi diiselautot, isegi diplomaadina näiteks neid ei registreerita. Ja veoautosid lastakse ainult linna sisse öösel, nii et selles mõttes on õhk oluliselt paranenud selles riigis. Ma oskan võrrelda 10-15 aasta taguse ajaga, kus tõesti see keskkond oli seal kohutav. Siin on ette jäänud Pekingi linna meesterahvas, kes viib omale vett koju. Tihti elavad inimesed Pekingis ka tänapäeval päris hämmastav niimoodi, et neil kodus voolavat vett ei ole. Niimoodi ratta peal seda siis koju transporditakse. Kui kesklinnas sõidetakse taksodega, siis äärelinnas on väga moodsad sõiduriistad, on mootorratta taksod, eriti talvel, väga mõnus, need isegi kojamees on ees, et sellistega tõristatakse seal majade vahel kitsaste tänavate peal ja ma pean ütlema, et hiinlased suhteliselt on väiksemad kasvuinimesed kui meie, siis kahekesi sinna kahel eestlasel me oleme korra proovinud, on ikka päris raske sisse mahtuda, et mõlemad peavad välja hingama selleks, et uks kinni läheks. Aga punktist A punkti B jõuab. Hinnast tuleb alati enam kokku leppida, sest muidu võib väga valusalt minna. Siin tänavapilt jällegi mehest, kes kaupa kolakoju kuskile poodi viib, sest selline pisikaubandus on Hiinas ääretult levinud. Siin kamikaatse autode vahel sall pähe tõmmatud ja uljas nägu ees. Võib-olla üks huvitav asi, mis alati Aasia riikides üldse, aga Hiinas eriti eristub Euroopast, et inimestel, ja eriti Põhja-Euroopast, et inimestele meeldib olla tänaval ja teha asju tänaval, selline ühiskondlik tegevus nii-öelda. Ja isegi sellised asjad, keset talve, maru külm oli väljas, tõesti, ma pidin tol päeval väljas käies mütsi ostma endale. Mehed mängivad rõõmsalt piljardit näiteks ja kõike tänaval. Ja siin kõrval kohe siis jalgratta parandus, näete, Xiutsa. Ma loodan, et kõik said kohe aru sellest niikuinii, aga ma igaks üks ütlesin. Siin jäi mulle objektiivi ette väike poiss, kes välismaalast nähes ei teadnud täpselt, mida ette võtta, lõpetas mängimise, viskas nööri maha ja jäi seisma ja hakkas nina nokkima. Siin teine tüüpiline stseen jällegi tänavalt, ikka meeldib hiinlastele tänaval olla ja siin mängivad siis seda traditsioonilist Hiina mahjongi mängu ja sinna juurde kuulub armutatud kogustes sifkade hävitamine, näete, siin lauanurk on täis. Tihti, kui mehed mahjongi mängivad, siis on maa täis suitsukonisid ja sifkasid, tõesti nagu ruutmeetritega. Et võtavad seda sifkanärimist väga tõsiselt. Peking, suur linn, modernne linn, aga sellised agulikohti on tänavakaubandus. Igal pool on, üldiselt ongi niimoodi arenguriigi üks põhilisi tunnusmärke on inimesed töötavad ja elavad sama koha peal. Need poed, mis seal on, sinna lükatakse lihtsalt õhtul, madrats rullitakse lahti ja seal samas poepõrandal ka magatakse. Ja kõik need poed siis dubleerivad tegelikult inimeste kodukohtadena, täpselt samamoodi restoranid ja nii edasi. Siin tüüpiline selline äärelinna Pekingi kaader, kus on sellised jalgratta, ma ei tea, kuidas neid kutsuda, poed, lafkad, millega siis ühe nurga peal pool tundi ja siis sõidetakse hõikudes edasi paarsada meetrit ja niimoodi siis müüakse oma igapäevast kaupa. Siin on äärelinna selline rajoon, mis siis põrkub kokku juba kaasaegsema Pekingiga. Nendes majades, mis siin eesplaanil on, ei ole ei voolavat vett, ei ole tualetti, ei ole ka mingisugust kütet. Et tegelikult tõesti isegi Pekingi elanikud nagu 3-4 kuud aastas magavad ikkagi karvamüts peas ja jope või mantel seljas või kasukas seljas ja vildid jalas.
et sellised igapäevased meie jaoks tavalised mugavused ei ole isegi suure linna Pekingi kodanikena veel kõigini jõudnud. Uutes majades kütted, gaasid, veed ja nii edasi kõik töötavad, aga vanades sellistes linnapiirkondades veel mitte. Ja ei saagi kunagi töötamas, neid kaunis hoogsalt lõhutakse maha ja ehitataksegi selliseid uusi elurajoone järjest asemele. Võetis päris tükk vaeva, et neid kahte vanemat daami veenda, et nad laseksid ennast pilti teha, aga lõpuks siiski õnnestus, naudivad ja jalutavad koeri ja naudivad sellist talvist päikesepaistet Telliskivi müüri ääres kusagil. Ja üks väga, kui sa Hiinat hästi tunned, siis see pilt on tegelikult huvitav selle poolest, et Hiinas linna kaadrites mitte kunagi varem, isegi 10-15 tagasi sellist asja nagu koduloom ei eksisteerinud. Et see näitab teatud jõukuse kasvu ja seda, et inimestel on aega ja energiat ka pühendada lihtsalt mitte ainult igapäevaseks ellujäämiseks vajalikele tegevustele, vaid ka juba saavad nii-öelda endale lubada või nautida koduloomi ja hoolitseda kellegi teise eest, et see on väga uus nähtus Hiinas. Ja linnades on koertele kehtestatud turja kõrguse limiit, kuni 30 centimeetrit Pekingi kesklinnas, käib välja spetsiaalne koerte politsei, kui leitakse koer, mis on kõrgema turjaga, siis ma ei tea, kas restorani või igatahes kuhugi ta viiakse. Minu ülemus näiteks, kes tuli Pekingisse tööle Sierra Leonest, Euroopa Liidu delegatsioonist, Aafrikast, oli seal adopteerinud 2 suuremat koera, mille ta loomulikult Aafrikast tõi kaasa Hiinasse endaga. Siis ta pidi linnast välja kolima kuskile villade rajooni, kus seda piirangut ei ole, sellepärast et isegi diplomaadi koerad nähtavasti, ka neid ähvardas minema viimine ja konfiskeerimine. 2 naist ei tahtnud ennast pilti lasta, need 2 noorsändi hulgilaost nõudsid endast pildi tegemist. Ma ei tea, mida nad seal täpselt müüvad, aga Hiinas tänase päevani kehtib 1 lapse poliitika juba aastakümneid ja see 1 laps, mis neil siis olla tohib, seda poputatakse ja armastatakse siis tavaliselt 3 või 5 eest ja siin üks uhke isa, kes taga müüb neid samu mootorrattaid või neid akudel sõitvaid väikeseid 3-rattalisi veokeid kallutava kastiga, ta tõstis minu jaoks kasti isegi üles, näitas, kuidas see kallutab ja siis demonstreerib siin oma võsukest. Üks huvitav asi võib-olla Hiinas väga harva kantakse kindaid, sisuliselt mitte kunagi, isegi väiksed lapsed, kes on päeva läbi väljas, üks asi, mida neil pole, on kindad. Siin teine selline hulgilao müüjate laps muidu sisse pakitud ja kõik ilma kinnasteta.